see ei tundu õige. Üks neist räägib tõtt. Üks neist ei räägi tõtt. Me tahame lihtsalt teada, mis juhtus. Ja miks meie laps koju ei tulnud? Vaimulik Al Sharpton ja advokaat Ben Crump seisavad täna koos Nolan Wellsi perekonnaga nõudes täielikku uurimist 18-aastase kolledži jalgpalluri surma kohta, kelle surnukeha leiti Mississippi Horn Islandilt. Kui perekond ootab sõltumatu lahkamise tulemusi, kerkivad uued küsimused selle kohta, mis tegelikult Nolan Wellsiga juhtus. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Suur uuendus Nolan Wellsi loos. See on midagi, mida oleme jälginud. Toimus just suur pressikonverents. See on lugu sellest 18-aastasest Southwest Mississippi Community College'i jalgpallurist, Ocean Springsi keskkooli lõpetanust, kes kadus, kui ta oli koos sõpradega paadiga Horn Islandil. See on otse Mississippi ranniku lähedal. See juhtus 4. juuli nädalavahetusel. Me teeme, et tema surnukeha leiti traagiliselt sellel esmaspäeval saarelt kaldale uutuna. Tema perekond nõuab läbipaistvust. Nad nõuavad täielikku uurimist. Tegelikult ütlesid Christine ja Elmore Mansley täna intervjuus saatele Good Morning America, GMA. Me tahame lihtsalt ausust ja läbipaistvust. Me tahame põhjalikku uurimist. Me tahame seda sama austust, mida antaks iga ühele teisele. Ja kõik. Me tahame lihtsalt vastuseid. Ja nad on isegi palganud tuntud kodanikuõiguste advokaadi Ben Crumpi. Me rääkisime sellest eile Sidebaris, kus selgitasime, miks nad tahaksid praegu advokaati palgata. See on selleks, et tagada neile otsitava teabe saamine, hinnata võimalikke õiguslikke küsimusi kohtuasja jaoks, avaldada võimudele survet uurimise läbipaistvuse tagamiseks, tellida sõltumatu lahkamine. Tegelikult ütles Ben Crump sel nädalal ABC News Live'ile, et Nolani surnukeha viiakse Washingtoni DC-sse sõltumatule lahkamisele. See tuli pärast seda, kui Mississippi osariigi kohtuarst oli juba ilmselt lahkamise läbi viinud, kuid see asutus teatas, et tulemused võivad võtta nädalaid toksikoloogiliste testide tõttu. Neid tulemusi oodatakse veel. Siin on midagi, mida tasub meeles pidada. Võimude hinnangul oli tegemist traagilise õnnetusega, uppumise juhtumiga. New York Posti andmetel ütles Jacksoni maakonna šerif John Ledbetter, meil ei ole praegu mingit teavet, mis viitaks, et oleks toime pandud kuritegu. CNNi andmetel märkis Jacksoni maakonna kohtuarst Bruce Lynn, et esialgseid füüsilise vigastuse märke ei olnud, kuid see on lugu, mis on pälvinud palju tähelepanu. See on tekitanud palju mõtteid ja teooriaid, eriti arvestades seda, mida me teada saame. Näiteks CNNi andmetel ei naasnud Nolan sel päeval koos oma sõpradega Kailesse. Tema perekond ei mõistnud, miks ta neist eraldus, sest ta pidi tagasi minema teise paadiga, kuid ei teinud seda. Väidetavalt polnud Nolanil tema mobiiltelefoni kaasas ning sellel päeval räägiti väidetavast konfliktist. Me teame, et Jacksoni maakonna šerifi büroo uurib seda kõike väidetavalt endiselt. Kuid šerifi sõnul võttis üks Nolani sõpradest 4. juuli ööl umbes kell 23:00 ühendust rannavalvega. Nolani ema helistas väidetavalt šerifi büroosse 5. juuli hakul. Ja perekonnal on küsimusi näiteks selle kohta, miks Nolan oleks jäänud ilma sõpradeta. Christine ütles GMA-le, tsiteerin, sellele me ei oska vastata. Ma ei suuda mõista, miks ta seda teeks. Elmore ütles, me ütlesime talle alati, et kui lähed koos grupiga, siis jääd grupiga. On veel ka see. Christine ütles ilmselt GMA-le, et nad jälgisid Nolani telefoni Life 360 rakenduse abil. Nad suutsid tema telefoni kätte saada tema sõprade kaudu. Ja ta väidab, et mõned sõnumid ja teated olid kustutatud ja ilmselt käis see konkreetsemalt Snapchati kohta. Nüüd on üks asi, mida võimud ilmselt otsivad ja küsivad. Toored fotod ja videod, mis tehti 4. juulil. Šerif Ledbetter ütles väljaandele WXXV. Praegu tean, et aeg on oluline, aga inimesed tahavad vastuseid juba 10 minutit tagasi. Kahjuks võtab täpse info saamine aega. See nõuab palju rasket tööd. Ma arvan, et perekond väärib tõde ja just seda me olemegi siin, et neile ja avalikkusele pakkuda. Šerif lisas WAPT andmetel. Ma kutsun kõiki, kellel on infot või kes olid saarel, üles koguma nii palju teavet kui võimalik, et kokku panna, mis juhtus. Ma ütlen seda kõike selleks, et rääkida teile, mis täna juhtus. Üks perekond leinab. Neil on palju küsimusi. Nad tahavad vastuseid. Mis täna juhtus? Harlemis toimus suur pressikonverents. Kohal oli perekond, nende advokaat Ben Crump
ja pastor Al Sharpton, kes kõik nõudsid samu asju, läbipaistvust, vastuseid ja tõde selle kohta, mis juhtus Nolan Wellsiga. Nii et kui oled seda jälginud, siis tead, et selle ümber on olnud palju ootusi. Ootasime, et perekond võib-olla teatab sellest sõltumatu lahangu tulemustest, mis viidi läbi. Ja veel kord, see on eraldi osariigi meditsiinilisest ekspertiisist. Nii et tundub, et kõigi andmete kohaselt viidi Nolani keha Washingtoni DC-sse. Me ei saanud selle sõltumatu lahangu tulemusi, kuigi oli teateid, et võime need täna saada, kuid midagi me siiski saime. Võib-olla mitte see, mida kõik ootasid, aga Reverend Al Sharpton alustas ja läks kohe asja juurde. See, mida meile on räägitud, ei ole loogiline. Ja kuna puudub usaldus kohalike võimude vastu, kes minu hinnangul on juba olukorra käsitlemisel eksinud. Sest kohe, enne kui nädalgi möödub, öelda, et midagi valesti ei tehtud. Kui me kuuleme, et see noormees oli seotud mingisuguse vaidlusega, mis oli lindistatud, et tema mobiiltelefon ja võtmed sattusid ühe inimese kätte, kes oli saarel kohal ja pääses minema. Nüüd pöördume Ben Crumpi poole ja tema väidab, et lood sellest, mis Nolaniga juhtus, ei klapi omavahel. Silma torkava, vastuolud torkava kohe silma. Tõsiasi, et ta on seal koos oma sõpradega ja kui sa vaatad kõiki videoid, siis tundub, et ta on ainus mustanahaline saarel või võib-olla on veel üks, aga mitte palju. Ja nii, Jared, sul on olukord, kus noor naine, kellega ta rääkis, ütleb seda. Nolan ütles, et ta läheb tagasi, et poistega paadile minna. Poisid ütlevad, et Nolan ütles neile, et ta jääb ja räägib noore naisega. Siin on vastuolu. Nad ei ütle sama asja. Üks neist räägib tõtt. Üks neist ei räägi tõtt. Ja siis see fakt, Reverend Al, et neil on see video vaidlusest, mis toimub. Ja tead, Jumal tänatud, et kõigil noortel on mobiiltelefonid. Ja iga kord, kui nad kuulevad, et keegi tõstab häält, hakkavad nad filmima. Ja nii kuuletegi videos, kuidas Nolan ütleb, anna mulle mu neetud telefon tagasi. Mida sa kurat teed? Ja see muutub veelgi olulisemaks, kui mõelda sellele loole, mida nad esitavad, et Nolan otsustas maha jääda. Seda nad väidavadki. Ja ta tõi välja ka midagi, mis paneb sind korraks mõtlema. Nolani telefon. Tema telefon. Ta ei võtaks seda endaga kaasa, kui ta kavatseb saarele maha jääda. Ma mõtlen, me räägime 18-aastasest poisist. Milline teismeline jätaks oma telefoni maha, kui ta kavatseb sellele saarele jääda? Milline teismeline ei võtaks oma telefoni kaasa? Ja see ei lähe lihtsalt kokku. See ei lähe üldse kokku. Nagu Reverend Al ütles, nad ei võtnud tema telefoni kaasa. Tema ema, kui ta saab teada, et tema laps on kadunud, hakkavad nad telefoni asukohta jälgima. GPS-telefon, nad kasutasid Life 360 rakendust ja avastasid, et telefon on maal. Telefon on maal, aga sa ütled, et ta kadus saarel. Ja see ei klapi kokku. Sealt edasi kuulsime Kristiinelt, Nolani emalt, kes rääkis, mis juhtus siis, kui ta lõpuks selle telefoni kätte sai. Kui me koju jõudsime, siis mina ja mu õde vaatasime tegelikult Nolani mobiiltelefoni läbi. Eriti Snapchati, sest see on laste seas nii populaarne. Ja kui me selle avasime, ei olnud seal mitte midagi. Seal ei olnud ühtegi salvestatud pilti. Sellel päeval ei olnud ühtegi snappi ja me avasime selle enne 24-tunnise aegumise lõppu. See tekitas meis tõsist muret, ainult sellepärast.
igaüks, kes on kunagi Nolaniga kokku puutunud, ütleb sulle, et seltskondlikel koosviibimistel. Ta teeb videoid, ta teeb pilte, ta on isegi minu juurde tulnud, kui ma valmistun magama minema. Hei ema, tule tee minust pilti. Sa tead küll, ta lihtsalt, see oligi Nolan. Seepärast me arvamegi, et asju võidi kustutada. Ja siin on üks suurimaid küsimusi üldse. Väidetavalt oli sellel saarel üle 200 inimese. Paadid igal pool. Kas keegi nägi midagi? see arusaam, kus ta uppus. Ma olen kindel, et te kõik olete näinud neid videoid, mis ringlevad. Ma mõtlen, kui ta uppub, siis keegi ei näe teda uppumas. Keegi ei paku abi. Keegi ei ürita teda aidata. Ma mõtlen, ilmselgelt paistab ta silma. Ta on, ma arvan, ainus mustanahaline inimene, keda ma videotes nägin. Ja kui sa näed, et ta upub, siis sa mõtled, et keegi ei kavatse teda aidata. See ei klapi, see lihtsalt ei klapi. Ja sellepärast perekonna palvel lasime teha sõltumatu lahkamise. Ja me täname Colin Kaepernickut selle eest, et ta aitas selle sõltumatu lahkamise eest maksta. Ja me täname Tyler Perryt selle eest, et ta aitas matuse eest maksta. Sest nagu Reverend Al ütles, olid need lihtsalt tavalised vanemad, kes elasid oma elu. Nad ei oodanud midagi sellist. Ja nüüd peame palkama kõik need eksperdid, et nad saaksid uurida, kas on võimalik kustutatud sõnumeid taastada. Meil on vaja eksperte. Te kuulete advokaat Parki rääkimas sellest, kust keha leiti, kui see leiti ja kui kaua selle leidmine aega võttis. Nii et hoolimata varasematest kinnitustest, et Trumpi meeskond saab lahangu tulemused nii kiiresti kui võimalik, paistab, et ootame neid ikka veel. Ja me jätkame selle loo jälgimist. Me jätkame jälgimist, mis edasi saab, sest see on perekond, kes ei kavatse alla anda. Ja ma ütlen teile kohe, et ka meie ei kavatse seda teha. See on kõik, mis meil praegu Saiparis teile öelda on, kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.